Mis on teos? Inimese loovus võib väljenduda väga erineval viisil, aga mitte igasugune loometöö tulemus pole teos autoriõiguse seaduse mõttes. Autoriõiguse seaduse järgi on teos mis tahes originaalne tulemus kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Hakkame otsast pihta ja vaatame igat teose tunnust eraldi. Esiteks, teos peab olema originaalne ehk algupärane. See ei tähenda, et teos peab olema uudne. Piisab sellest, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus ega ole kellegi teise teose koopia. Teisisõnu, originaalne on teos siis, kui see peegeldab autori isikupära, väljendades tema vabu ja loomingulisi valikuid. Näiteks sõnad või noodid ei ole omaette originaalsed teosed, aga kui autor seab need kokku lauseteks või meloodiateks, mis väljendavad tema mõtteid algupärasel viisil ja konkreetse teksti või muusikapala kujul, siis on tegemist kirjandus- või muusikateosega. Teiseks, teos peab olema kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnast. Kunst hõlmab näiteks muusikat, filmi- ja teatrikunsti, kujutavat kunsti, tantsu ja arhitektuuri. Ka kirjandust mõistetakse väga avaralt. Näiteks võib kirjandusteosena käsitleda ka arvutiprogrammi. Teadusteos on teaduslikku avastust tutvustav artikkel, mitte avastus ise. Kolmandaks, teos peab olema loodud objektiivses vormis. See tähendab, et teised inimesed peavad suutma teost näha, kuulda või muul viisil tajuda. Autoriõigus kaitseb autori pilti valgest jänesest, kuid mitte tema mõtet teha pilt valgest jänesest. Oluline on ka see, et autoriõigus on väärtusneutraalne. Kaitstud on kõik teosed, hoolimata sellest, kas need on kellegi arvates ilusad või koledad, õilsad või lausa solvavad. Mis ei ole teos? Seaduses on loetletud terve hulk inimtegevuse tulemusi, mida autoriõigusega ei kaitsta. Ideed, kujundid, mõisted, teooriad, protsessid, süsteemid, meetodid, kontseptsioonid, printsiibid, avastised ja leiutised, faktid ja andmed, päevauudised, rahvaloominguteosed, õigusaktid ja haldusdokumendid, sealhulgas seadused, määrused, põhimäärused, juhendid ja käskirjad ning nende ametlikud tõlked, kohtulahendid, riigiametlik sümboolika ja... Kokkuvõtteks. Autoriõigus kaitseb teosena neid inimese loometöö tulemusi, mis on originaalsed ja saanud objektiivses vormis väljenduse kas kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas.